Rohkem kui 10 aastat tagasi tõi Toyota turule pisikese linnaauto Aygo, mis oli tuletatud sõnast Aygo ja selle esimene generatsioon nägi välja üsnagi ilmetu ja mitte midagi ütlev. Teine põlvkond jõudis turule 2014. aasta lõpus ja see oli üsnagi juba teistsugune, küll olemuselt sarnane, aga X-motiividega ja väga äge linnaauto. Siis nüüd on jõutud välja faceliftini, millel on olemas siis 7-tolline puututundlik ekraan, mis on siis hääljuhitavusega juhitav ja samuti on ära kadunud peaaegu et see X-motiiv ja võib-olla et ainult Toyota insenerid oskavad öelda, et on see alles või mitte siis, et ja sõidurajalt lahkumishoiatussüsteem ja kokkupõrke vältimissüsteem, LED esituleribad on olemas ja taga on olemas siis LED pidurdustuled ja LED udutuled, mis on üsnagi selline luksusklassilise pisikese väikeauto kohta, mille hinnad algavad 10 eurost alla 10 000. Sees on baasvarustuse puhul olemas siis nõlvapidurdusabi, elektrilised esimesed aknad ja immobilizer ja midagi väga erilist seal pole. Ja 15-tollised töödeldud pinnasega kahekodarlised valuviljad on tal saadaval, mis teevad selle väikese Aygo õige huvitavaks. Ära on kadunud 3-ukseline versioon, millest on üsnagi kahju ja väikeste linnaautode puhul näeb 3-ukseline sageli kihvtim välja kui 5-ukseline versioon ja see on ära kadunud ka Yariselt, mis on üsnagi imelik, sest minu mäletamist mööda, kui me eelmisel aastal uuenenud Yarisest Naisluksuri proovisõidu saate tegime, oli see 3-ukseline veel alles. Aga tal on nüüd olemas siis uus lilla värvitoon ja ära kadunud kollane värvitoon, millest on ka veidikene kahju. Ja linnas on taga üsnagi hea sõita ja just sealt foori tagant startides jäävad kõik teised autod hetkeks tahaplaanile, aga kui siis automaatkäigukast jõuab sisse lülitada siis oma teise või kolmanda käigu, siis jõuavad ka teised teist ammugi järgi ja ette veel. Ja kui käigukastile läks jutt, siis ilmselt on tal ka mootor olemas, tal on 1-liitrine VVTi 53 kilovatine bensiinimootor ja see on üsnagi ökonoomne ja sellel on olemas siis manuaalkäigukast ja multidrive käigukast Shift, mis on siis milles on ka varustusastme nime tuletatud ehk X-Shift ja kõik varustusastmed ongi tal siis X nimedega, eks see peaks siis sümboliseerima seda kunagist X-motiivi, mis mingil määral veel eesosas kui elutseb. Ja enam ei paku Toyota diiselmootoreid, küll olid ju diislid ökonoomsed ja sellest on ka veidi kahju ja 1-liitrine mootor, mis valikus ainult jätab liiga väikeseks selle valiku võimaluse. Aygo sobib väga hästi pere teiseks või kolmandaks autoks ja temaga on hea sõita just linnas ja linnas on temaga hea manööverdada ja linna ta mahub hästi ja ta paistab väga hästi silma sellest suurest tallist massist, millesse me kõik paratamatult enam-vähem kuulume. Nüüd on ta jõudnud müügile ja märtsis tutvustati teda Genfi autonäitusel ja nüüd on ta salongides olemas ja teda saab vaatama minna ja peamisteks uuendusteks ongi põhimõtteliselt siis natukene uuem esiosa ja väiksed siis varustuse muudatused ja rohkem tema millegiga väga ei uhkusta. Ja katus on tal musta värvi siis. Selline on Toyota Aygo, ette annab heita natukene seda, et kadunud on 3-ukseline versioon ja diiselmootorid pole, kuigi kogu muu koha pealt on Aygo täiesti tugev konkurent kõikidele ja pole mingit küsimustki, kas võtta mingi teise automärgi pisikene auto, tuleb võtta Aygo, siin ei ole mingit küsimustki. Ja mingit küsimustki ei ole ka selles, et nädala pärast näete te juba uut Naisluksuri proovisõidu videot.